Tere! Tere! Kuulate Üdi taskuhäälingut, see sündis Tallinna Ülikooli eluprojekti raames. Tegemist on kõige esimese episoodiga Üdi taskuhäälingu projektis. Tänase vestluse teemal on eetika ja kirjandus, saatejuhid on Ralf Rupert Nigur. Ja Maimu Sisask. Mina õpin Tallinna Ülikoolis kirjandusteadust. Ja mina õpin pedagoogikat. Ja külas kirjandusteadlane Joosep Susi. Tere! Jah, mina uurin luulet ja õpetan ka õpetajaid, ehk siis olen kirjandusdidaktik. Ja võib-olla kohe alguses positsioneerimiseks, et teema eetika ja kirjandus väga kahtlane, et ma sellest räägin paljudel põhjustel. Esiteks muidugi see, et see peab minu otsene uurimisobjekt, kuigi ma olen väga paljude nende teemadega kuidagi külgnevalt tegelenud. Ja teiseks, ma ise ei ole eriti eetiline inimene, nii et siis need on võib-olla kaks tasandit. Aga ma üritan siis läheneda kuidagi enda kogemustest või siis enda valdkonna perspektiivist või sellelt horisondilt nendele küsimustele. Kas autor võib olla ühes valdkonnas progressiivne ja teisest tagurlik? Kuidas sellega üldse toime tulla? See on küsimus, mida võib esitada absoluutselt igasuguse inimese kohta või igasuguse valdkonna kohta. Kas näiteks ehitaja võib-olla samal ajal ühelt poolt näiteks konservatiiv, teiselt poolt liberaal või siis võib-olla parempoolne, vasakpoolne. Inimene on kompleksne. Kunstivaldkonnas hakkab siin tekkima teatud teistsuguseid vastuolusid, sest kunst tegeleb sõnaga ja sõna võib olla väga tõhus relv, eriti kui me vaatame ilukirjandust ja kuidas sellega hakkama saada. Sõltub sellest paljuski, missugune on ütleme siis lugemisviis, mida rakendatakse, mil määral rakendatakse selles lugemisprotsessi eri tüüpi oma eluloolisi või autorikeskseid lugemisviise ja kuivõrd palju suudetakse eristada lugemisprotsessis autori näiteks tegelik isik sellest tekstist endast. See on üks tasand ja teiselt poolt, kuidas ka tegelikult puht objektiivselt sellises uuskriitika vaimus tekstile lähenedes ja siis näiteks autori eri tüüpi positsioone vaadates on võimalik neid nüüd kokku viia või missugune see dünaamika oma vahel on. Aga üldiselt iga inimene on mingil moel vastuoluline ja kirjandusloos me teame neid juhtumeid väga palju. Et see sõltub ka loomulikult sellest, et kas see vastuolu on kuidagi väga selgelt poleemiline, problemaatiline või see on teatud mõttes viljakas koht, kus edasi vaadata. See on väga huvitav vastus. Kas kirjanik ja tema teos võivad omavahel lahus seista? Ehk siis alustaks siis sellest, et kes on autor, et Ronald Partsi järgi autori surma järgi ei ole teksti autoriks mitte kirjanik ise, vaid lugeja, sest teksti lugemisel ehk tekstile elu andes sureb autor ja sünnib lugeja. Parti järgi on tekst elav, mitmetasandiline ja mõjutatud kultuurist, varasemast lugemiskogemusest ning sellele annab tähendust just lugeja ise. Ehk siis Parti järgi ei tohiks otsida teksti taga olevat tähendust kirjaniku eluloost, psühholoogiast või kavatsustest. Seega ei saa tema väite järgi kirjanik olla vastutav selle üle, mida tekstist väljal võetakse. Ma ei tea, kas on õige arusaam selline? Missugune on tegeliku autori ja näiteks tema teose vaheline suhe? Ma arvan, et sellest võiks teha täiesti omaette saatesarja. Selle üle on arutatud kirjandusteoorias, ka psühholoogias, sotsiaalteadustes eri väljapunktides väga palju. Et kas on võimalik, et nad on lahus? Minu kõige tavapärasem lähenemine ongi selline, et see sõltub väga palju, mis perspektiivist me hakkame sellele protsessile üldse lähenema. Et meil on olemas, näiteks põhimõtteliselt selle suhte kaudu on võimalik välja joonistada kogu metakriitika ajalugu. Et kuidas on vaadatud, mis see kunstiteos üldse on, millised on tema suhted loojaga, alates sellest, et kas see on, ma ei tea, vastu võetud kusagilt kõrgematelt jõududelt või siis tõesti on, ma ei tea, mingid perioodid, näiteks, ma ei tea, romantismi selline geniaalse kirjaniku või kunstniku kuju. Nii, aga näiteks minu enda perspektiivist, et kuna ma tegelen lürikoloogiaga
lüürika uurimisega ennekõike, sest seal on väga sage arusaam sellest, luule toimib natukene teistmoodi või vähemalt lüüriline luule. Et see põhiline lähenemine on selles, et me ei saa täielikult ära unustada seda autori kujundit, aga ütleme, kus siis vähemasti Gete Hamburgerist alates on kuidagi väga sage selline arusaam, väga populaarne arusaam, et näiteks lüürilises luules on autori positsioon kuidagi intiimsemalt seotud selle teose endaga, aga ta peab jääma määratlematuks. Ehk siis me ei saa näppu peale panna. See on nagu üks võimalik lähenemine. Üldiselt võimalik jaotada 2 suunaks, et nagu ma ei tea, enamik või 2 äärmuseks vähemasti. Ja. Lähenetakse nii, et kunstiteos on alati midagi enamat kui see autor. No võtame mingisuguse suvalise luuletuse minevikust ja me teame, et kunstiteos ise ületab selle, ta muutub ajas oluliselt rohkem ja nii edasi. Ehk siis ta on tegelikult mingil määral nagu hoopis teine nähtus. Ja siin tuleb mängu ka nii-öelda lugeja autonoomsus. On ju. Ja. Et lugeja on see, kes on nii-öelda aktualiseerib selle kunstiteose. Aga me võime loomulikult igasugust sellist protsessi autori ja selle teose vahel vaadelda, ütleme siis laias laastus, kui me vaatame nagu 6.-7. klassi õpikud kirjutavad, me vaatame autori keskselt, me hakkame eri tüüpi oma elulooliselt siia sisse tooma. Siis me näeme, et võimendub see seos lugemisprotsessis. Siis me võime läheneda nii-öelda uuskriitika vaimus täiesti. Et tekst on autonoomne, unustame ära, umbes nii nagu Bart ütleb. Ja vaatame ainult seda autonoomset teksti ja siis me näeme, et autorit pole siin. Aga loomulikult me võime läheneda ka puhtalt lugeja keskselt, me võime läheneda sinna poole juba, et tegelikult see põhimine teksti loomismehhanism ongi lugemisprotsess, mis tähendab, et me võime autorit samastada lugejaga hoopis. Oluline on siin see, et see sõltub väga palju, kuidas me läheneme sellele dünaamikale. Teiseks, see sõltub väga palju sellest, missugune tegelikult on selle autori kujundi ja selle teksti enda vaheline seos. See võib olla eri teostes väga erinev. Ehk siis mingid teosed nõuavad justkui rohkem, et me toome seda autori kuju siia ruumi, meil on nagu täiesti mõttetu eristada seda. Või siis vähemasti see vaesestab seda lugemisprotsessi. Aga üldiselt lähenemine on minu arvates nagu kõige lihtsam nii, et igat teost on võimalik lugeda nii, et me rakendame seda nii-öelda oma eluloolist lugemisviisi või mingit selle mudelit või versiooni jõulisemalt, vähem jõulisemalt. Me saame igat teost lugeda nii, et autor on siin väga jõuliselt olemas ja ka nii, et autorit pole üldse olemas. See on selline kõige lihtsam teoreetiline lähenemine. Selge. Ma küsiksin siia hulka siis küsimus, et kas sotsiaalsete väärtuste muutudes tühistame paratamatult üha rohkem klassikalisi autoreid? See on teema, millega me ei ole eriti palju tegelenud. Läheneda võiks ju nii, et iga teos on alati seotud ühiskondlik poliitiliste protsessidega. Et ta on lahutamatu sellest, mis ümberringi. Kunagi ei ole kirjutatud esimest luuletust. Kõik sõltub sellest, mis varasemalt on kirjutatud. Ükski teos ei sünni nii, et ümberringi ei ole mitte midagi, ta on alati seotud nende protsessidega. Seega ta on väga selgelt seotud selle ajaga, kus ta kirjutatakse. On loomulikult suurepäraseid kunstiteoseid, mis ületavad oma aja, liiguvad sealt edasi. Aga kui me loeme teost hiljem, siis me peame arvestama, et lugemisprotsessis on lugemisel ka kogu see meid ümbritsev keskkond. Ehk siis me loeme seda teksti hoopis teistmoodi, kui me lugesime varasemalt. Loomulikult on väga palju kirjutatud selle kohta, et kuidas me võiksime siis nagu vaadata mingisuguseid, ma ei tea, juhtumeid. Eestis on kõige selgemalt võib-olla esil see Johannes Muuli juhtum näiteks olnud. Aga siin on väga palju küsimusi sellest, kui kaua aega tagasi näiteks see kirjutati. Et me ei lähe tõesti antiiki ja aga ma ei tea, või mõned lähevad, et me ei loe näiteks seda autorit puhtalt seetõttu, et tal olid orjad. See oli ühiskondlik norm. Kui see on lähemal meie olevikule, siis me kipume seda kriitilisemalt suhtlema, see on loomulik. Teiseks on see küsimus loomulikult selles, et mis on need väärtused, millega konkreetselt läheb vastuollu. Aga see küsimuses oli selline sõna nagu paratamatus, et ma arvan, et see ei ole paratamatu. Et minu arvates kõige nagu tervislikum lähenemine on selline, et ma arvestan seda ajaloo konteksti, aga samas ma teadvustan seda, et ma loen seda enda väärtussüsteemi horisondil, enda perspektiivist
Kui see on mulle vastuvõetamatu, siis ma ei loe seda. Iga lugeja otsustada. Kui näiteks Pipi Pikksukk mulle ei meeldi nendel põhjustel, et seal on sedasi kujutatud Pipi isa näiteks, mis on suur probleem paljudes riikides ümberringi, siis loomulikult see lugeja ei pea seda lugema. Ja teiseks, lugeja võib suhtuda sellesse teosesse kriitiliselt seetõttu või vähemasti sellesse teksti. Aga jällegi mõistlikum oleks mõelda ka nii, et jah, see tekst ei sobitu praegusel hetkel meie ühiskondlikesse normidesse, aga siis olid teistsugused standardid, teistsugused normid. See on täiesti loogiline. Ja jällegi see, mida iga ainuline lugeja tunneb või mõtleb, see on tema enda asi ja minu arvates väga oluline on, et igal lugejal on vabadus tunda, mida ta tahab tunda ja läheneda sellele teosele, nagu ta tahab. Ehk siis peaks olemagi pärast diskussioon, et sel ajal oli niimoodi, aga et sellest saame näiteks praegu õppida, et nüüd on asjad teistmoodi. Ma arvan, et vist jällegi kõige lihtsam kokkuvõte on sellele, et tuleks leida tasakaal ajaloolise konteksti ja lugeja või siis läheneja enda maailmataju, väärtussüsteemi, moraalsete, eetiliste arusaamade vahel. Nad on loomulikult konfliktis ja ilukirjanduses on nad peaaegu mingi väike konflikt on pidevalt. Ja ma arvan, et see pingestatus või konfliktsituatsioon võib olla mingil hetkel loomulikult ju vastuvõetamatu. Ma võin tuua pigem sellised näited, millest on väga palju räägitud, eriti viimastel aastatel, aga tegelikult ka vahetult pärast teist maailmasõda, suhteliselt sarnased diskussioonid. Pärast teist maailmasõda me näeme tohutult palju kirjanikke, kelle mineviku väljaütlemised, tekstid ei sobitu enam sellesse maailmapilti. Kas teate Paul Celani kuulsat luuletus, kus ta läheb Heideggerile külla, tahab vastust, miks olid antisemiitlik. Praegu viimasel ajal uuesti tagasi tuleb Louis Ferdinand Céline, just tõlgiti tema sõda eesti keelde, samuti antisemiit. Ta on kas antisemiit, aga vähemasti selliste väljaütlemistega ja pooldasid vähemasti mingil tasandil natsionaalsotsialismi. Et kas me mõistame seda ajaloolist konteksti, kas me mõistame Juhan Smuuli? Esiteks on jällegi iga lugeja enda otsustada, missugune see on, kas see läheb minu moraalikompassiga nagu täiesti või nagu minu arusaamadega niivõrd vastuollu, et see ajalooline kontekst ei muuda see mitte midagi. Või siis mitte. Aga me võime minna ju tõesti sinna tagasi 19. sajandisse ja kus suur osa on ikkagi, nagu me teame, et lüürika on paljuski selline, kus on nii kinnistunud igasugune patriarhaalne mõtlemine näiteks. Kas me mõistame seda hukka? Me mõistame seda võib-olla hukka nagu sellise printsiibina, et me ei tolereeriks seda mingil moel näiteks paljusid hoiakuid nüüdisajal, aga kas me üritame kuidagi mõista, et see näiteks 19. sajandil see ajaloo kontekst oli lihtsalt niivõrd erinev. Siin ei ole ühte selget vastust. See sõltub paljuski ikkagi sellest ka, et mis see ajalooline kontekst on ühelt poolt, aga teiseks, et mis on see, mis nagu tingib selle nii-öelda vastumeelsuse. Me näeme seda pidevalt ikkagi selle nii-öelda autori kuju sissetulekut ka nüüdisajal ja meil on ka nüüdisajal täpselt samasugused probleemid või samasugused küsimused. Ja siin on ikkagi jällegi see autori kujundi, autori signatuuri, autori positsiooni ja selle teose vaheliselt nii-öelda suhted. Mitte ainult lugeja ja teos on ju. Igalt poolt võib neid nii-öelda tõrkeid lugemisprotsessis tulla. Vähemasti see tasand võiks olla, et kui ma loen näiteks kusagil kauges minevikus kirjutatud teksti, see ei haaku absoluutselt minu arusaamadega, missugune maailm olema peaks. Minu jaoks on näiteks õõvastav arusaam sellest, missugune nagu tegelikkus on või kuidas on tegelikkus kujutatud või missuguseid väärtussüsteemi kannab see tekst konkreetselt. Aga siis vähemalt võiks korraks mõelda, et jah, aga mis see ajalooline kontekst siis oli? Ja kui see ka nagu ei kuidagi leevenda seda, siis samamoodi nagu ka nüüdisaegsete teoste puhul, siis kas tuleb siis ära pöörata sellest või siis tõesti hakata arutama või siis hakata suisa kaanonit raputama. Kui me juba sellele tühistamisteemale läksime, siis tühistatud mingil määral siis on näiteks J.K. Rowling oma transsooliste inimeste identiteedi ja õiguste eitamise ja õõnestamise näol, aga samas on ikkagi selline positsioon ühiskonnas piisavalt rikas, et jätkata neid nii-öelda uut siis frantsiisi Harry Potteri selle HBO sarja näol. Et kui sa oled nagu piisavalt võimekas ühiskonnas, et siis sul tundub, et natuke teistsugused reeglid või ligi siuke veider. Kas peaks nagu vastutama panema? Harry Potter on üks enim loetud sari
kui sa saad nagu hiljem teada, et see autor läheb oma ütlemistega nagu nii kaugele ja selle asemel, et püüda inimesi mõista, tekitab siis rohkem nagu viha ja eemalajavaid selliseid ebaeetilisi olukordi, et siis selline austus ja respekt on nagu kadunud. Ja loomulikult võib kadunud olla ja see on ju täiesti mõistetav. Rowlingu juhtum on selles mõttes huvitav, on ju, et ma ei ole ka nii väga kursis, et ma saaks nagu väga põhjalikult analüüsida seda Rowlingut, aga siin on ka väga palju teisi sarnaseid, näiteks et Peter Handke sai on ju Nobeli preemia ja palju on väga kriitilised selles osas. Aga Rowlingu küsimus on jällegi see minu arvates, et mis tasandile jääb see, mis mulle on vastumeelne. Kas ta on tegelikult teinud juba midagi kuritegelikku või kas ta on teinud teistele inimestele liiga või ta väljendab oma isiklikku arusaamu. Kui see jääb arusaamade tasandile, on ju, see on väga selge minu arvates. Eks kõige keerulisem on alati leppida nende väljaütlemistega, mis ei lähe minu maailmavaatega absoluutselt kokku, mis minu arvates on täiesti nagu ebameeldivad. Kas see, et tal on mingid seisukohad, mis nagu ei meeldi meile näiteks? Et kas see tähendab, et ta ei peaks jätkama kirjutamist või kas see tähendab, et inimesed ei tohiks teda lugeda? Et ma arvan, et nii ei ole. Aga ma arvan, et jällegi on täiesti normaalne, et meile ei meeldi näiteks või mulle näiteks ei meeldi. Mina loen küll paljusid autoreid, kes mulle nagu maailmavaateliselt absoluutselt korda ei lähe või isegi tekitavad vastikust võib-olla. See sõltub lugejast ja minu arvates on täiesti mõistetav, kui Rowling või minu enda puhul samamoodi, et kui inimesed arvavad, et ma olen halb ebaeetiline inimene, siis minu arust on väga okei. Ja ma saan sellest täiesti aru. Ei peagi lugema, ei pea Rowlingut lugema, see on täiesti arusaadav. See on mõistlik lähenemisviis, sest see ei sobi mulle. Lihtsalt sellega on nii palju sotsiaalmeedias teemat, et lugeda oleks nagu okei, aga mitte osta siis Harry Potteri tooteid, sest tema saab selle eest vaata raha ja et tekib jälle see tunne, et toetab midagi, mis ei ole eetiline. Et on teisi võimalusi ka, et raamatukogud ja kasutatud asjad ja et... Jah, võib-olla see esimene küsimus ongi, et kui ma kedagi hukka mõistan inimesena näiteks autorit, siis võib-olla see esimene tasand on läbi mõelda, et milles see konflikt üldse minu väärtussüsteemiga on tekkinud, miks näiteks, ma ei tea, sellised väljaütlemised või sellised teod on aset leidnud. Teine tasand on küsida, et kas ma suudan sellest hoolimata autori ja loomingu lahus hoida või see paratamatult see autori kujund hakkab segama seda lugemisprotsessi. Ja kui on viimane, siis maailm on raamatuid täis. Loe kedagi teist. Kirjanikud ja nende poleemikad. Kas te oskate rääkida paari sõnaga? Kirjanikud ja poleemikad. Kui me vaatame ajalukku, siis on vähe mittepoleemilisi kirjanikke. See kipub nii olema. No jällegi me võime vaadata väga palju erinevaid perioode ja erinevaid, ma ei tea, ajastuid ja erinevaid inimtüüpe. Väga paljud kuulsad kirjanikud on vastikud ja ei ole midagi nagu öelda ja ma arvan, et Eesti kirjanikud ja teise maailmaga see jällegi seotud on igast Heideggeri küsimus. On ju. Me võime rääkida, ma ei tea, Wagneri küsimusest. Ezra Pound näiteks, on ju, kes tegelikult aktiivselt kui oli Itaalias ja nii edasi. See on nagu üks tasand. On ju. Me teame meie ajaloost ikkagi väga palju, et kes läksid nagu, mis põhjused on, võiks meelega otsida, miks nad selle kaasa läksid näiteks alates Muulist, aga neid autoreid on ju palju. Ja no viimastel aastatel loomulikult, et on jällegi Peter Handke nimi käis läbi, aga on tõesti väga palju ja see ei ole kirjanduse küsimus, vaid me näeme seda ju kõikides kunstivaldkondades. Ma ise arvan ikkagi, et autor enda poleemilised küljed, et tulebki rääkida ja teatud mõttes autor on ikkagi avaliku elu tegelane ja kui see toob kaasa jälle selle, et me ei taha teda lugeda, jällegi täiesti okei. Kui on tegemist mõne autoriga, kes on tühistatud tema tegude, vaadete ja väljaütlemiste tõttu, siis kuidas võiks see autor saada üldsuse silmis lunastatuks, mida see nõuaks ja kas oleks üldse võimalik? Jällegi, see on tüüpsüsteem, on ju, et kui tõsine on näiteks selle autori, ma ei tea, eksimus, kus ma tean seda, missugune on tema käitumine pärast seda, ja kas ta võtab mingisuguse vastutuse, kas ta valdab mingit kahetsust, kui tõsine on see eksimus, on võib-olla juba esimene põhimõtteline asi, kas ta mõistab seda, mis ta teeb selle järel. Kõik on kuidagi väga komplekssed ja sõltuvad igast üksikjuhtumist näiteks. Ja üldsuse silmis, mida see tähendab tegelikult või? Et kas see tähendab, et kõigi silmis kindlasti mitte. Sest samamoodi nagu iga tekst on lugeja jaoks erinev, ma arvan, et iga sündmus, iga juhtum, iga väljaütlemine, iga tegu on eri vastuvõtjate jaoks erinev.
aga kas mõelda, et kas me saame minevikku muuta? Ei saa. Et see, mis on olnud, see on selles mõttes olnud ja selles mõttes, et jah, keegi ei saa tagasi aega enne, kui ta nagu midagi valesti tegi näiteks. Mis te arvate, kas on õige võtta kirjanikult teos ära, öelda, et okei, ärge nüüd seda lugege või et see on nüüd paha, kuna see kirjanik on teinud mingi sellise teo? Või et kuidas teie näiteks tunneks? Ma ei tea, ilmubki kuskil artikkel, palun ärge jumala eest lugege susiraamatuid enam. Mul ei oleks midagi selle vastu. Selles mõttes, et ma ise loomulikult ei teeks kunagi kellegagi nii, aga jällegi see on minu arusaam. Jah. Et see, et keegi ütleb, et näiteks, et ära loe susi, sest ta on jobu näiteks. No, ma arvan, et see on tema arusaam sellest. Ja ma saan sellest hästi aru, et ma ei näe siin väga suurt probleeme. Aga jällegi, kui keegi ütleb näiteks, et ära loe selle inimese teoseid, kui need põhinevad mingitel teksti välistel asjaoludel, aga ma tean, et teos nagu väärib lugemist, ma kindlasti loen seda. Aga jällegi, minu arvates inimesed võiksid seista oma väärtushoiakute eest võimalikult palju. Kui nad näevad, et keegi inimene on näiteks ebaeetiline, siis on täiesti loomulik, et ma võitlen selle vastu. Mis on väga, väga väärt asi, mida teha. Tihti on just see ära loe või midagi sellist tekib just inimestest tahtmist lugeda, sest nagu negatiivne reklaam on parem reklaam. Nojah, ma ei tea, aga ma arvan, et see ei ole kõige parem negatiivsem reklaam. Tavaliselt jah, on kuidagi teistsugused aspektid, aga see küsimus vist oli, et kas võime nii teha. Vastus on väga lihtne, et me elame vabas maailmas. Me võime alati väljendada enda arusaamu. Väljendada ka enda arusaama sellest, missugune on kirjanduslik kommunikatsioon antud juhul näiteks. Me võime öelda, et ärge lugege seda teksti või seda teksti puhtalt seepärast, et autor ei ole vastuvõetav. Kas siis peaks teoseid, kus on siis tundlik sisu või mis võib minna kuidagi vastuollu paljude asjadega, kas peaks siis olema seal päästiku hoiatus või siis selgitus, et siin hakkab midagi tulema, mis tegelikult võib-olla isegi ühti minu vaadetega, aga see on lihtsalt kirjanduslik katse neid piire kuidagi mudida. Nüüd me läheme vist nagu teemade juurde, millega ma olen ka tegelenud. Me läheme siin nagu väga huvitavate asjade juurde, mis on ka kuidagi väga aktuaalsed. No igasugused näiteks pseudonüümide kasutamised ja küsimus, et missugune ikkagi see autori ja teose vaheline konflikt või kui lai see võib olla. Kas autor võib väljendada väärtusi näiteks, millega ta ei haaku või lähevad absoluutselt vastuollu tema väärtushinnanguga, aga ta näeb, et seda teksti on vaja. Autor ei ole tema tegelased. Autor ei ole nagu identne selle väärtusruumiga, mida ta tegelikult kehtestab. Lisaks sellele autor võib luua teoseid saamata aru või teadvustamata, missugused väärtussüsteemi tegelikult aktualiseeritakse selles lugemisprotsessides. Hästi sage juhtum on see, et autori maailmavaade on selline, kirjutab romaani, kirjutab mingisuguse luuletuse, loetakse välja hoopis teistsuses kontekstis. Täiesti tavaline juhtum. Autor ei saa kontrollida seda teost näiteks. Igasugused hoiatused. Kas autor peaks seda tegema? Mina olen ikkagi väga sellise kunsti autonoomia pooldaja. Ja? Et noh, küsisite ka igasuguseid perspektiive või lähenemisi selle nii-öelda kunstniku vastutuse või autori või kunstniku või kirjaniku vabaduse osas. Kunstnik võib luua oma teoseid nii, nagu ta tahab luua. Peaks olema see võimalus. Ja loomulikult on see, nagu öeldakse, et kunstniku vastutus või kunsti vastutus või kunsti vabadus on suurem. Ja, mida suurem on vabadus, ja, seda tegelikult suurem on ka vastutus. Nüüd me läheme tegelikult nagu natukene keerulisse situatsiooni. On selles, et ma näiteks loon mingisuguse teose, mille väärtussüsteem minu omaga ei kattu. Ma olen isegi loanud neid eri pseudonüümide all päris palju. Küsimus on kas selles, et kust tekib see nii-öelda vastutuse olukord. No, vastutuse olukord tekib ennekõike sellest, et poeetika on võimas relv, nagu näiteks armastab öelda professor Randne Verilai. Poeetika on võimas relv, ehk siis kirjandus tegelikult teisendab tegelikkust, ehk siis ta muudab tegelikkust. Mitte ta ainult ei kujuta seda, ainult ei representeeri, vaid ta otseselt mõjutab ka maailma. Ja siin tekib oluline vastutusküsimus. Või noh, ütleme, ma läheneks siis nii, et kui poeetika on võimas relv ja kirjandus muudab tegelikkust, me peame alati arvestama, et kui kuskil on relvad, ja, kuigi väga ohtlik on alati metafoorist hüpata teise metafoorsuse tasemega sellise nii-öelda võrdluse juurde. Kui poeetika on võimas relv, et siis relvi võib alati valesti kasutada. Aga mina kindlasti ei nõuaks autoritelt, et sa pead kirjutama, et see ei vasta minu väärtushoiakutele või midagi sellist. Jah, aga selline võimalus on, et kui väga tahab. Loomulikult, aga jällegi, see on samamoodi, et ka kunstiväljal mul peab olema võimalus teha teatud mõttes mingisuguse vabadusega. Autor peab olema vaba, kirjanik peab olema vaba, aga vabadus ei saa olla kunagi absoluutne.
Kas autor peaks mõtlema, kuidas suhestub lugeja tema loominguga? Kirjandus on põhiolemuselt poeetiline keelekasutus, väljendatakse metafoorselt. Iga teos on alati ju palju tähenduslik. Ühelt poolt, et inimesed saavad eri moodi aru, mõistavad erinevat moodi, aktualiseerivad erinevalt seda teost, aga teiselt poolt ka üks inimene ise saab sellest nagu mitmetähenduslikult aru, näeb selle paljusest. Teine tase on see, et kunstiteos nagu olemuselt on midagi enamat kui autori nägemus sellest kunstiteosest, kui ta on juba avalikus ruumis. Autor ei saa kontrollida tõlgendusi. Me võime sellele küsimusele hakata vastama ju sealt poolt, et missugune see lugemisprotsess peaks välja nägema. Kirjanikud on väga erineva kirjutamisprotsessiga. Tegin sellest nüüdisluule ruumi saadet ja kohe selgus, et kirjutamisprotsess on kõigil täiesti erinev. Nad kirjutavad teistmoodi, nad mõtlevad teistele aspektidele, kes mõtleb abstraktsemalt, kes mõtleb konkreetsemalt mingisugusele fotole, kes mõtleb hoopis mingisugusele, ma ei tea, pigem kujundlikult, kes mõtleb pigem argiselt, kes mõtleb iseendale, kes mõtleb ühiskonnale, kes mõtleb poliitikale, kes mõtleb ma ei tea millele. Et öelda, et kirjanik peaks kirjutama ühtemoodi, mõtle lugejale, et väldiks mingisugused tähendusi. Ei. Aga siit ikkagi läheb edasi, et mis see kirjaniku vastutus ikkagi on. Et sellest näiteks lürikoloogia kirjutab hästi palju, et millega siis nagu tegeletakse. Et kõige nagu esimesem küsimus on, et kirjanik vastutab oma teose eest ikkagi. Aga ta ei saa seda kontrollida. Ma ei saa kunagi teada, et keegi näiteks ei kasuta, ma ei tea, Meister ja Margaritat puhtalt selleks, et luua mingisugune ususekt, kes usub sama teksti, mis seal kirjas on, ja hakkab siis tegema erinevaid riitusi näiteks. Bulgakov ei saanud selle eest kaitstud olla. Aga siiski ta vastutab oma teose eest, ta vastutab kirjanduse eest, tal on mingi vastutus ühiskonna ees loomulikult. See vabadus võib olla kui tahes suur, aga mingi vastutus jääb, et ikkagi sai, et kui see teos ikkagi väga aktiivselt ründab või tõesti häirib tegelikkust, siis meil tekivad konfliktsituatsioonid. Jah, eks lugeja peale nagu tegelikult autor ei saagi nagu niimoodi mõelda, et kuidas ta tõlgendab või mida ta tema mõtleb. Sest igaüks on erinev, ise kirjutad erinevalt ja kõik saavad omamoodi aru. Ja see on jällegi, me tegeleme praegu küsimustega, millega nagu tuhandeid aastaid tegeletud, et me võime selle kunstniku vastutusest, see on nii palju raamatuid kirjutatud, võime vaadata seda nagu kuidagi kantilikult, kes ütleb, et kunst seisab moraali küsimustes kuidagi nagu eemal või. Ja ma lihtsalt isiklikult tean, et mul ühe luuletuse peale kutsuti mulle politsei, et see lihtsalt natuke naljakas, et räägi lähemalt. Kirjutasin sel teemal, et kuidas valged lääne feministid peaks mitte ainult enda probleemidest rääkima, vaid nägema, et tegelikult on ka igal pool mujal neid rohkem probleeme. Pigem ollakse väga tihti just enda selle mulli keskel ja see ei näegi nagu kaugemale. Aga eks ma kasutasin natuke tugevamat sõnastust ja siis kuidagi seostati mingi varasem pilt. Käisin laskmes ja siis 2 asja, et politsei oli täitsa nõus minuga, et midagi probleemset ei olnud. Jah, siis me näeme ju ajaloos hästi palju on erisuguseid kohtujuhtumeid olnud. Meil siin viimasel ajal on 2 esile kerkinud, üks on Kaur Kenderi juhtum. Millest võiks ka lõputult rääkida, mida on ka lõputult analüüsitud, mis on väga huvitav nähtus. Aga veel hiljem on hiljuti juhtus üks huvitav lugu tõesti, mis läks ju kohtusse ja otsustati, et tegemist oli kunstiteosega põhimõtteliselt, et tegemist on Eesti hümni rikkumisega. See olukord mulle üldse ei meeldinud selles mõttes, et esiteks ei meeldinud loomulikult seetõttu, et semiootikud hakkasid otsustama, et semiootikud ei saa seda teha. Et kas ma näen siin kunstiteost või mitte, väga keeruline. Ja tõesti trahvida inimest, et ta muudab Eesti hümni sõnu, mis seal on tõesti mingi iroonia, sarkasm, mingi viha oli seal, väga piiripealne juhtum ja väga minu jaoks ikkagi nagu väga halb pretsedent. Pedagoogika vaatest lähtudes, kas õpetaja peaks selgitama ka kirjaniku tausta kohta, kui see on problemaatiline või peaks jääma vaid raamatupõhisesse raamistikku? Esiteks ma alustan sellest, kui õpetaja midagi seletab, siis õpilane ei õpi. See on ju kuldreegel ja õpilane õpib ainult tegutsedes. Aga et loomulikult kirjandustund on enne kõike see koht, kus võiks tegeleda siis selle noore inimese häälega, isikliku hääle leidmisega. Aga loomulikult seal on ka teisi, seal on puhtalt nagu ainealaseid oskuseid näiteks, et kuidas ma sügavamalt suudan tungida sellesse poetilisse aegruumi, näha tegelikult neid seosest, näha tegelikult ka ühe kunstiteose võimalikke erinevaid tõlgendusi, mis on väga nagu kasulik. Et
et kas sellega peab tegutsema? Ma arvan, et mingil hetkel loomulikult, kui me loeme klassikalisi teoseid, me näeme, mil määral erineb see tegelikult meie maailmast, mil määral on väärtussüsteemid hoopis teistsugused, siis loomulikult me peame sellega tegelema. Jah. See on täiesti loomulik osa, sest kirjandustund ja eesti keele tund on kohad, kus me tegelikult tegelemegi väga paljude nagu problemaatiliste küsimustega. Ühiskondlike probleemidega. Ja. Et see on just nagu koht, kus me tegelikult peakski neid nii-öelda sellised küsimused esile tooma. Aga see kindlasti ei saa olla sellise protsessi vaimus, et õpetaja seletab, et ajad olid teistsugused ja nii edasi, vaid õpilane peab ise tegelikult tegutsema sellega. See peab olema talle tähenduslik. Ja kui see ei ole talle tähenduslik, siis on kogu see protsess tulutu. Mida te arvate koolikirjandusest, et kas on kuidagi peale surutud? Ehk siis ühesõnaga, kas õpilased peaksid saama ise valida, mida nad loevad? Kirjandusõpetusel on väga palju erinevaid funktsioone. Võime alustada ka sellest, et öelda, et õpilane ei tea tegelikult, mis on tema arenguks vajalik. See on täiesti loomulik. Ta ei saagi seda teada, sest tal ei ole veel näiteks, ma ei tea, kirjandusõpetaja või emakeeleõpetaja magistrikraadi. Kui me vaatame, mis Eesti koolides toimub, siis öelda, et kuskil oleks väga täpselt fikseeritud, mis teosed me loeme, ei ole. Õpetaja peab lähtuma sellest, mis on õpilase arengule vajalik. Kuidas toetada kõigekülgset õpilase kujunemisprotsessi? See on see lähtepunkt, mis peab olema. Valdav osa Eesti õpetajaid annab võrdlemisi palju valikuvabadust õpilastele. Vabaduse andmise juures on väga oluline, et see ei toimiks juhuslikult, eks seetõttu eelistatud on, et meil on näiteks loeme ühte teost tervikuna koos, on ju. Me käsitleme seal mingisuguseid teemasid, me hüppame, sukeldume sinna poeetilisse aegruumi ja siis me teeme seda eri teostega, aga enamasti suunava valiku alusel, mis tähendab, et neil on mingisugused kriteeriumid või ühesõnaga, et see valikuprotsess peaks olema tähenduslik. Muidu on väga vähe kasu, et õpilane läheb, valib raamatu näiteks selle järgi, et see raamatul on 66 lehekülge, teisel on 115 lehekülge. Seal puudub see mingisugune tähenduslikkus aspekt. Ehk siis toetada õpilase autonoomsust, loomulikult õpilane peakski valima, tegelikult peakski olema suuteline mingil hetkel olema väga hea raamatute valija näiteks. Aga jällegi õpetajale võiks läheneda kui magistrikraadiga spetsialistile, kelle põhiülesanne on ainult toetada noore inimese kujunemist. Ja mingil hetkel on vajalik selleks lugeda väga kindlalt teost ilmselt. Mingil hetkel ei ole väga suurt vahet, mida me loeme. Aga kirjandusõpetusel on loomulikult ka teisi funktsioone, ehk siis ka gümnaasiumis üha enam kirjanduslooline funktsioon, mingisugune kultuurilooline pind gümnaasiumi lõpus, näiteks kui meil on nagu mingisugused elementaarsed sellised poeetilised käsitööoskused nagu omandatud, on ju, et me ei näe kirjandust näiteks tasapindsena, et kogu minevik leidis otsad samal tasapinnal, me näeme, et seal on mingisugused arengud. Vastus on tegelikult kui lihtne iseenesest. Me peame lähtuma õpilasest kogu aeg, rangelt õpilase arengust ja see, mis on õpilase arenguks tarvilik. Selle alusel me peame valima õppesisu. Mingi õppesisu on loomulikult olemas. Selle alusel on valima ikkagi selle vastavad õpitegevused ja meetodid, kuidas me seda teeme. Kas me rangetame suunavad valikut, et iga õpilane valib ise selle raamatu, mis ta tahab lugeda ja nii edasi. See on nagu üldine see lähenemisviis. Aga huvitavamad on juhtumid tegelikult siis, kui mingi teos ei sobi näiteks selle õpilase maailmavaatega, et mida siis teha. Seal võib olla religioossed tõekspidamised, need võivad olla ka poliitilised vasti tihti, sest nagu me teame, siis gümnaasiumi kirjandusõpetus me näeme väga palju poliitilisi konflikte. Mis te keelatud kirjandusest arvate? Ameerikas seadused lähevad väga nagu tagasi ja konservatiivsetel põhjustel ei lubata mingeid asju lugeda. Ja siis on sellised diktatuursed riigid ja vormid olnud, mis lihtsalt keelavad ära raamatuid. No ja eestlasena on siin nagu ühelt poolt väga lihtne vastata, et kuna me tuleme Vene ajast, siis juba see sõna tsensuur on juba selline, et keegi keelab mingi raamatu lugemist, on nagu tundub absurdne või keegi modifitseerib või mugandab seda. Üldine printsiip on, et kunst on vaba ja see tähendab ka seda, et vabandust, ma võin kõiki teemasid käsitleda ja et mul on ka vabadus neid teoseid lugeda. Aga jällegi siin tekivad mingisugused situatsioonid, mis võiks näidata, et see vabadus ei ole absoluutne. Ma ei saa propageerida mingisuguseid kuritegevusi. Kogu haridussüsteem kõikides riikides on mingis mõttes propagandamehhanism, see on rahvuslik propaganda, nagu ta peabki olema. Me ei loe näiteks riigivastaseid teoseid. Kas peab keelatud olema mitte, ma arvan, et ei peaks olema keelatud. Pigem oluline on kontekstualiseerida, oluline on kirjanduslik kirjaoskus. Nii et suhtun väga halvasti teoste keelamisse loomulikult.
mis on sellise kirjanduse väärtus, mis on loodud tehisintellekti abil? Liigume tagasi jälle täpselt samas nagu alguspunkti, et see sõltub lugejast, see on üks võimalik lähenemisviis. Laias laastus tehisintellekt pakub välja kõige tõenäosamaid sõnu. Tehisintellekti tehtud luulet on siin juba ühte või teistmoodi nagu proovitud teha päris pikka aega. Aastal vist oli 2000, kui Märt Väljatagal ilmus see sonetimasin, ka midagi analoogset. Loomulikult, kui mul on tekst kirjas, et ma võin rakendada sellele erinevaid lugemisviise. Siin on see väike aga, et meil lüürikat lugedes tekib tunne, et me nagu tahame teada, et see oleks inimene seal taga. Aga see ei välista seda, et ma loen seda kui tavalist luuletust. Loen nii hästi, kui ma suudan, loen erinevatest perspektiividest, näen neid sisemisi seaduspärasusi, teen selle enda omaks, teen selle tähenduslikuks ja nii edasi, see on täiesti võimalik. Hoopis teine küsimus on jah, et kas te võtate ette, et saab näiteks Kultuurkapitali aasta auhinna tehisaru kirjutatud luulekogu. Neid ilmub maailmasest palju. Sellepärast ongi veel Amazonil kindel reegel, et päevas nagu saad avaldada ainult nii palju romaane. Loomulik, ütled tehisarvule, et kirjuta mulle romaan nendel teemadel, nende tegelastega, teeb selle ära ja sul romaan valmis pead müüki. Põhimõtteliselt täiesti võimalik. Luulekogu samamoodi, mingit küsimust ei ole. Aga mis teha selle luulega, mis on nagu päriselt hea? Et kui tehisaru suudab väga hästi kirjutada luulet, mida ta suudab juba päris korralikult teha, kui sa oskad õigeid küsimusi esitada, tekste ette sööta ja nii edasi. Vabandust. Ma lähen ise siit selle pseudonüümi juurde. Ma näen, et Eesti kirjanduse vastuvõtus on selle signatuuriga väga suuri küsimusi autori kujundiga. Põhialuste mitte tundmist on siin hästi palju ja Noora Maria Londoni juhtum on üks nagu hea näide. Kujundi eesmärk ei ole olla autentne selles vanuses inimene, vaid panna kokku erinevad võimalikkused. Autentsus ei saa olla nagu ka minu eest, sest kirjandus alati muudab konkreetse üldiseks. Ja selleks, et üldist saavutada, peame tihtilugu seda nagu tegelikkusesse suhtuma kuidagi teistmoodi. Tegelikkus ise on niivõrd ebausutav. Fiktsioon käsitleb seda natuke teistmoodi ja mitte fiktsioon ka. Täname osalemast. Suur aitäh, et vastasite küsimustele. Aitäh, et te olite meie esimene külaline Taskuhäälingus. Aitäh kutsumast ja jõudu Taskuhäälingu.